austatud ekstsellentsid, head ametivennad, jõed Kristuses, head külalised ja sõbrad. Aitäh teile, kes te eelmisel aastal hääletusel osalesite, selle eesõiguse ja võimaluse eest teie ees siin seista ja siin kõnelda. Ja see on suur ja raske asi, nii et teie kaitseks ma võtsin kaasa ka konspekti, sest peagi on tulemas ka pearoog, nagu mulle öeldi, ja anti mõista, et ei peaks liiga pikalt kõnelema. Tunnistan, et tõesti see, kui eelmisel aastal mind aasta vaimuliku tiitliga pärjati, siis tõi see kaasa paraja peavalu küll. Ja just selle sama laua kõne näol, mis paratamatult selle tiitliga kaasa. Mina ei ole suurem asi jutumees ja ülesandesesune kõne pidada oli umbes sama raske, nagu kui tuleb jälle jõulujutlus kirjutada või tellitakse ajalehte mingi kolumn, et kirjuta 4500 tähemärki. Millest? Vaata ise. Eelmisel aastal ma arvasin, et olen leidnud hea lahenduse. Vallo Ehasalult saan tellida kõne. Vallo oli isegi nõus. Aga vahepeal elul on omad korrektuurid ja seadused. Tuli kolida välja Põlva õpetajamajast ja sellega kaasnesid märkimisväärsed rahalised väljaminekud. Nii et ma ei hakanud isegi uurima, mis see Vallo taks ka on. Nagu nii poleks saanud endale seda lubada. Aga inimene on kord juba selline, et kui ta juba küsib, et mis maksab, siis isegi võhivõõram müüja ees on nagu piinlik tunnistada, et mul vist nii palju ei ole. Et siis tehakse sirge nagu ette, makstakse küsitud raha ära ja pärast süüakse külmas vees leotatud makarone järgmise kuu lõpuni. Aga vähemasti oled saanud sirge seljaga poest välja kõndida. Aga mina olen Maias ja mõtlesin siis, et mõtlen ise midagi välja. Ja minu mõtted ei ole teadmata neile, kes mind lähemalt tunnevad. Eks need teavad, et mul on kombeks sõnadest suurt numbrit teha. Ja nõnda ka on peas keerelnud see sõnapaar aasta vaimulik, mis mind siia teie ette on toonud. Ja rohkem kui ühe korra selle aasta jooksul on see pannud mind mõtisklema, et milline siis ikkagi on üks aasta vaimulik ja milline on vaimuliku aasta. Ja mõnigi võiks siin kohal kogeda kiusatust hakata heietama niisugust Čapeki stiilis mõtisklust vaimuliku aastast. Et hakkad pihta vaimuliku jaanuar ja siis sellise Arne Ükskõla häälega veel, mis kõlbaks ka raadios ette mängida. Heietad sellest, kuidas ikka aruanded ja kõik muu ja niikuinii vaimuliku detsembrini välja, kui vahepeal keegi plassutama ei hakka ja märku ei anna, et nüüd oleks aeg süüa. Sest kogu aeg terve aasta ring on ju täidetud väga paljude oluliste asjadega, millest võiks ju palju kõnelda. Kogu aeg on kiire. Hommikul lähed kantseleisse, õhtul pimedast tuled ära ja vahepeal kogu aeg keegi helistab, keegi tahab midagi, kirjutab. Kogu aeg on midagi asjalikku teha. Nii et rääkida oleks palju, aga õnneks mina olen sellistest kiusatustest üle. Mina sellest ei räägi. Te teate isegi, milline on vaimuliku aasta ja kui veel ei tea, küll saate teada. Mina mõtlen rääkida tuleb, eriti kui aega on vähe sellest, mis on tõeliselt oluline. Aga mis on tõeliselt oluline? Selles on küsimus. Ja mina sain sellele küsimusele vastuse juba ammu kätte. Ja ma võin teiega ka jagada. Ma ei ole kade. Alustasin oma kirikutööd rohkem kui 400 aastat tagasi. Möödunud aastatuhande lõpul 1990. teises pooles praktikandina, milles suur tänu austatud peapiiskop emeritusele, kes mind kohe varakult tööle pani, kui olin läinud usuteadust õppima. Ja hästi on meelde jäänud üks minu esimestest matustest, mis võis olla äkki Pärnu Jakobi koguduses. Tollal oli juba eelkaas kaadrinappus ja tuli isegi sellisel poisikesel nagu mina mehe eest väljas olla. Mis sest, et mis sa veel sellise hilisteismelisena elust või surmast teadki. Ja ega ma ei mäleta, kas ma seal oma matuse kõnes ka midagi lisasin sellele, mis agendas kirjas oli või mitte. Aga igal juhul mäletan, et pärast matust üks vana õde tuli, võttis mind kõrvale ja ütles umbes nõnda, et
tead, noormees, et kui sa ei tea, millest rääkida, siis räägi ikka Jeesusest. Ja mõtlen, see on päris hea nõuanne. Ja seda ma olen püüdnud rääkida ka. Ja ma arvan, et selleks meid vaja on, meid vaimulikke. Kiire on teistel ka. Ja muude asjadega saavad ka teised hästi hakkama. Isegi kultuuripärandi hoidmise ja võib-olla isegi moraali asjadega, kui vabariik väga pingutaks ja tähtede seis oleks soodne, nad saaksid ka ilma meieta hakkama. No nii enam-vähem rahuldavalt vähemasti. Aga vaimulik on vaja selleks, et keegi räägiks Jeesusest ja juhiks inimesi tema juurde. Kui meie ei räägi Jeesusest, millest me siis üldse räägime? Aasta vaimulik. Selles sõnapaaris kohtuvad nagu kaks vastandid, aasta ja vaimulik. Üks, mis puudutab kaduvat, mööduvat ajalikku ja teine see, mis puudutab igavest ilma. Ja küsimus on, kuidas neid kahte omavahel lepitada ja ühendada ja jõuda selleni, et aasta olekski vaimulik, terve aasta ja kogu aeg. Mina olen patune inimene ja tunnistan, et rikun päris tihti Jumala käske. Ja ise arvan, et üks kõige raskemaid käske minu jaoks on käsk pidada hingamispäeva või puhkepäeva. Ja muidugi see tunne võib ka petlik olla, nagu me tihtipeale arvame endast midagi ja tegelikult ei tea, võib-olla on kuskil mingi Johari akna pime ala, millest mul aimugi ei ole, aga vähemasti tundub niimoodi, et see võiks olla üks, millega mul on rohkem pusimist ja pean tegelema. Et päriselt ka uskuda, et kogu aeg ei pea olema kiire, et kogu aeg ei pea tegema midagi asjalikku, mida saab mõõta ja millel on tulemus ja tähtaeg. Ja muidugi ma saan mõistusega sellest kõigest aru. Teistele räägin ka ja seletan, kuidas te peate puhkama, võtma rahulikult, kuulge teisiti ei saa. Nii et käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi, et sõbrad. Aga et aasta oleks vaimulik, selleni ma arvan, mul on vähemasti pikk tee minna. Ja ometi see peaks olema üks siht meil, võib-olla isegi kõigil. Kardinal Robert Sarra on ühes oma raamatus mõned aastad tagasi mõtisklenud nõnda. Me oleme hüljanud palve, tõhusust taotlev aktivismi kuri vaim on imbunud kõikjale. Me püüame jäljendada suuri ettevõtteid ja unustame, et üksnes palve on see veri, mis võib voolata läbi kiriku südame. Me ütleme, et meil pole aega raisata. Me tahame kasutada seda aega kasulike tööde tegemisele. Kuid inimene, kes enam ei palveta, on juba asunud Juuda teele. Tsitaadi lõpp. Vanasõna ütleb, et mida süda täis, sellest suu räägib. Ja nii soovin endale ja meile kõigile, et meie südamed oleksid täis Jeesust ja tema vaimu. Mitte nii kõrvalsaadusena, vaid selle põhiasjana. Aina enam ja enam. Et meie mõtted keerleksid peaasjalikult tema ja ta kuningriigi ümber ning et see tooks tema püha nimega üsna loomul tasa meie huultele. Et julgeksime päris tõesti usaldada issanda sõnu sellest, et kes tema kuningriigi esikohale seab, see pälvib muud asjad pealekauba ikka. Nõnda soovin, et temas ja temale oma aega ja tähelepanu kinkides oleksid kõik meie aastad vaimulikud ja meie igavik nõnda samuti. Jumal õnnistagu teid kõiki. Aitäh!